Oleme tulnud siia Nõmme tervisekeskusesse külla doktor Ester Eensaarele. Doktor on ise kasutanud tervisetooteid pikalt ja soovitanud ka oma patsientidele, et lähme uurime, mida ta ise kasutab ja mida ta soovitab oma patsientidele. Doktor Eensaar, miks te pooldate loodusravi ja millistel juhtudel võiks loodusravi kasutada? No enamasti ma arvan, et loodusravi on ikkagi hea, kui tegemist ei ole bakteriaalse infektsiooni või raske haigusega, kus tõesti antibiootikume on vaja. Ja kui on tegu sügisese ja talviseperioodi viirushaigustega. Neid on väga mitmesuguseid, neid on tohutult palju tegelikult. Ei ole ainult grippi, eks ole, on ka kõiki teisi viirusi nagu RS ja paljud teised viirused. Millise loodusliku preparaadiga te soovitate külmetus- ja viirushaiguseid ennetada? No tavaliselt olen mina kasutanud nüüd viimasel ajal Baudarcot, eks ole, kuna ta on nüüd registreeritud ja on toidulisandina olemas mitmetes apteekides, ökopoodides ja olen näinud häid tulemusi, et laste juures eriti, et nad ei põe nii palju, et nende immuunsus tõuseb ja paraneb ja juhul, kui nad haiged on, siis ka see haigus paraneb väga hästi selle Baudarcoga. Minu kogemus on niisugune. Ja nüüd on hea meel sellest, et on ilmunud jälle ka laste jaoks sobilik tilkadena või ütleme vedel Baudarco, see on lastele hästi mõjunud. Kas Baudarcot võiks soovitada ka bronhiidi puhul? Jaa, mina olen kasutanud teda näiteks keskkõrvapõletiku puhul oma enda lapselapsel, kes ei saanud mitte antibiootikumi sel puhul, kuna see põletiku näitaja oli korras ja väike punetus või nohus tekkinud kõrvade punetus, see ei vaja niisugust kohe antibiootikumiga sekkumist. Sama on bronhiidiga, eks ole. Kui ikka CRV on korras, põletiku näitaja on korras, bakteriaalset infektsiooni ei ole, siis ei ole mõtet hakata midagi antibiootikumi andma, sest antibiootikum on ikka. Ja mida vähem me seda anname, seda vähem meil resistentsust tekib ja kõik niisugused asjad juures. Kui palju te soovitate Baudarcot anda näiteks ennetuse puhul ja kui palju ravi puhul? No ennetuse puhul ma soovitaksin 2 kapslit hommikul ja 2 kapslit õhtul ja lastele 1 pipetikene hommikul ja teine pipett õhtul. Et see on niisugune nagu enam-vähem aktsepteeritav kogus ja võib-olla mitte nii väga pikalt, aga sõltuvalt ka haiguste liikumisest ja perioodist, et kui on viirusi hästi palju, siis võib ikkagi 2 nädalat kuni kuu, kuni isegi 2, eks ole, anda, aga mitte kogu aeg. Ravi puhul siis intensiivsemalt? Ravi puhul intensiivsemalt, jah. Ravi puhul sooviti, kapslitena kunagi oli siis lastele, kui kapsleid avati, siis võeti ja anti 1 kapsel 3 korda päevas, see sisu valati välja siis, eks ole, aga nüüd on need tilgad, nii et siis ma soovitaks ka ikkagi üks pipeti täis või pool teelusika täit väikeste laste puhul ja suuremate laste puhul siis natuke rohkem ja 3-4 korda päevas. Täiskasvanute puhul siis ikkagi 4 kapslit vähemalt korraga või siis 2 kapslit 4 korda päevas või 4 kapslit 2 korda päevas, et kuidas kellelgi võimalus on ühesõnaga. Vahel unub ära ju. Väga palju kirjutatakse tänapäeval haiguste puhul välja antibiootikume, et miks oleks vaja võtta kohe kõrvale ka probiootikume? Sellepärast, et antibiootik ei hävita ainult haigust tekitavaid baktereid, vaid hävitab ka soole head mikrofloorat, ühesõnaga piimhappe baktereid
ja ühesõnaga see soolelimaskest saab nagu nõnda öelda häiritud, aga temal on immuunsuses suur osa ja seetõttu tuleks probiootikume kindlasti juurde anda. Ja kas neid probiootikume peaks hakkama kohe andma antibiootikumi kuuriga üheaegselt? Minu arvates küll, jah. Ainult, et on mõeldav, et ikkagi eri aegadel, et kui antibiootikumi näiteks antakse hommiku ja õhtu või ainult hommikul, on neid, mida antakse ainult üks kord päevas. Et siis õhtul enne magama minekut võiks võtta probiootikumi ja kindlasti klaasitäie veega. Et see vesi on üsna oluline, et ta hästi lahustuks ja mõjuks organismile hästi. Ja siis juba peale antibiootikumi juba hästi pikalt veel edasi. Ja kui kaua siis võiks probiootikume võtta perioodiliselt? No ma arvan, et 1,5–2 kuud võib ka võtta. Ja on ka niisuguseid soovitusi, kui on kroonilisi haigusi, niisuguseid, mis vajavad probiootikume, siis võib neid ka siin pereema raviraamatus öeldud isegi aasta kasutada ja rohkem. Et pidevalt nagu. Aga kui on niisugune äge haigus ja ühekordne antibiootikumi kuur, et siis võiks ikkagi palju kauem seda probiootikumi võtta, kui see antibiootikumi kuur kestab. Ja siin on näiteks borrelioosid ja niisugused haigused, et seal on 3-nädalane antibiootikumi kuur, et siis on ta hästi vajalik kohe.